Selline näeb siis minu klassiruum hetkel välja. Kevadel ma võtsin seinte pealt suurema osa pilte ja plakateid ära, et koristaja saaks seinad puhtaks teha. Täna on mul plaanis korda teha 1., 2. ja 3. klassi mapid, vaadata üle kõik materjalid, sorteerida ära, et mida on vaja alles hoida, mida mitte. Ja alustan siis 1. klassi mapiga. Panen kõik lehed ilusti tagasi mapi vahele. Seejärel vaatan kõigepealt üle 2. klassi mapi, et esmapilgul tegelikult tundub üsna viisaka välimusega, aga tegelikult on seal neid lehti päris palju, mis on vaja kõik sorteerida. Nii, ja lõpptulemus on siis selline, et eespool on sellised pildikaardid ja sõnakaardid, mõned muud loovtöömaterjalid ja tagapool on siis töölehed ja muu selline. Seejärel sorteerin ma ära kõik materjalid, mis mul on seoses klassijuhataja tööga tekkinud. Eelmisel aastal kirjutasin ma kõik vajaliku oma tunnikonspektide vihikusse. Sel aastal otsustasin võtta klassijuhataja töö jaoks eraldi märkmiku, ehk siis tuleb mul osa asju ümber kirjutada sinna uude märkmikusse. Vahepeal näeb siis minu töölaud selline välja. Aga lõpuks sai siis üsna ilusti korda, sorteerisin paberid ära, arenguvestluste mapp näeb ka täitsa viisakas välja ja muud lehed sorteerisin ka ilusti kõik ära. Märkmikusse kirjutasin õpilaste, lastevanemate andmed, telefoninumbrid, aadressid ja kõik muu vajaliku. Ja kirjutasin ringi ka mõned eelmise aasta klassijuhataja tunnikonspektid. Teise päeva hommikul näeb minu klassiruum selline välja. Ikka päris jube. Täna ma vaatan siis kõigepealt üle 3. klassi mapid. 3. klassiga on selline lugu, et seda materjali on mul nüüd liiga palju juba kogunenud. Samas ei raatsi mul midagi ära ka visata. Vaatan need mapid kõigepealt kriitilise pilguga üle. Probleem on siis selles, et need mapid ei mahu mul hästi enam riiuli peale ära, sest seal on liiga palju materjali, et midagi peab ümber mõtlema. Ma vaatan kõigepealt üle siis suulise eelkursuse mapi, et see on täitsa okei välimusega, et siin ma väga ei muudaks midagi. Teine mapp on ka täitsa okei, aga kõige suurem mure ongi siis 3. mapiga, mis näeb väga jube välja, mis ei mahu mul lihtsalt enam riiulisse ära, et ma pean nüüd midagi ümber tõstma. Leidsin siis sellise lahenduse, et jagasin peatükkide 1–15 materjali 3 mapi vahele ära. Natuke hajutasin neid ja suulise eelkursuse materjali võtsin sellest esimesest mapist ära ja tõstsin hoopiski kasti sisse või karbi sisse. Need olid enamasti nagu nii pildikaardid ja sõnakaardid, mis olid pisikeste ümbrikute sees. Seejärel tuleb mul ära sorteerida hääldusmärkide kaardid ja 3. klassi suulise eelkursuse pildikaardid, et need on kõik nüüd seal karpide sees läbisegi, nii et tuleb kõik sealt välja võtta ja korralikult ära sorteerida. Alustan hääldusmärkide kaardide sorteerimisega ja kui ma nüüd vaatan, siis mulle tundub, et neid on natukene liiga vähe ja siis meenus mulle, et mul peaks olema üks karp. Ja kui ma selle karbi nüüd üles leidsin, siis vaatasin, et ma olen väga ilusti kõik hääldusmärgid juba need kaardid ära sorteerinud. Need, mis lahtiselt veel laiali olid, need olid lihtsalt üle. Ja pildikaardid võtsin ma õhtul koju kaasa ja kasutasin natukene lapstööjõudu.
3. päeva hommikul vaatasin ma üle 3. ja 4. klassi sõnatööde kohvrid. Lugesin ära, palju mul juba olemasolevaid sõnatööd on ja palju neid puudu on ja puuduolevad sõnatööd printsin välja, lõikasin lahti ja panin kohvritesse. Nii et nüüd on mul terve õppeaasta jaoks kõik sõnatööd kõikidele õpilastele välja prinditud ja ilusti kohvrites olemas. Pildikaardid on ka kõik sorteeritud ja nüüd ma pean mõtlema, mis oleks kõige parem viis nende hoiustamiseks. Seejärel vaatasin ma üle 4. klassi mapid ja materjalid, et üldiselt on nad väga hästi korras. Leidsin vaid mõned üksikud lahtised lehed või mõned töölehed, mis olid vale peatüki alla sattunud. Seejärel korrastasin 2., 3., 4. ja 5. klassi kontrolltööde mappe. Seejärel vaatan ma üle eelmiste aastate tunnikonspektide vihikud ja mapid. Et aastate jooksul on neid tunnikonspekte ja neid materjale nii palju kogunenud, et ma peangi mõtlema, et mis oleks kõige efektiivsem viis nende hoiustamiseks, aga ka nende kasutamiseks, sest et ma ikkagi ju vaatan eelmiste aastate tunnikonspekte, kui ma tundi ette hakkan valmistama. Esimese ja 2. klassi esimeste tundide konspektid otsustasin ma sel aastal arvutisse trükkida, sest need korduvad aastast ja mõtlesin, ma lihtsalt prindin välja ja liimin tunnikonspekti vihikusse. Suve jooksul kogunes mul üsna palju asju, mida ma saan koolis ära kasutada. Kuna ma käisin suvel paar korda Inglismaal, siis otse loomulikult põikasin ma sisse ka Ühe Naela poodi, kus ma sain jälle terve suure hulga lasteraamatuid Ühe Naela eest. Üks raamat maksis 1 nael. Ja Inglismaalt tõin ma ka erinevaid ajakirju, ajalehti kaasa, mida ma saan ka tundides kasutada. Et seal kasti sees on ka 2 pakki, mis ma eBay'st tellisin ja muud sellist pudi-padi, mida kõike ma saan koolis kasutada. Ma leidsin ühest poest ühe hästi armsa märgi või sildi, kus on peale kirjutatud Best Teacher. Ma ei tahtnud seda iseendale osta, seega ütlesin ma oma tütrele, kes mul kaasas oli, et osta see enda õpetajale ja kuna mina olen ka tema õpetaja, siis võin ma öelda, et üks õpilane ostis mulle selle ilusa armsa märgi ja selle ma panen endale stendi peale. Ühe Naela poes on tõeliselt palju igasuguseid asju, mida ma saan oma töös kasutada. On seal siis kiletaskuid Ühe Naela eest 100 tükki, erinevaid õpilaste valgeid tahvleid. See on paar märkmikku Ühendkuningriigi temaatilise piltidega, mida ma saan siis 3. klassile viktoriini auhindadeks anda. Leidsin karbist sealt kastist ühe eluka, kes ilmselgelt ei olnud jõudnud kooli algust ära oodata, oli sinna ära surnud.
IKEA-st leidsin ma ühed vahvad pisikesed karbikesed, ma ei tea veel täpselt, kuidas ma neid kasvutan, aga küll ma neile rakendust leian. Nii, ja saigi kast tühjaks, pean nüüd nendele asjadele õiged kohad leidma. Nagu ma mainisin, siis tuli mulle eBayst 2 pakki, et ma teen nüüd need pakid lahti, et ühe sees on puidust täheklotsid, mida ma saan erinevates tegevustes ja mängudes kasutada. Need on üsna vastupidavad, ilusad, värvilised. Ja teises pakis on kartongist karbikesed, kuhu ma saan siis need klotsid ilusti sisse panna. Seejärel tuleb mul ära sorteerida üks kast, kus sees on mul jälle hästi palju erinevaid materjale. Ma ei teagi veel täpselt, kuhu ma need asjad kõik panen või kuidas ma seda kasti edaspidi kasutan. Ja nagu näha, siis esimese nädala lõpuks on klassiruum ikkagi väga sassis ja näeb väga jube välja. Aga ma loodan, et järgmise nädala lõpus on olukord juba palju parem.